kirjastaja Ette Petrone ja aitäh kõigile, kes on tulnud siia koha peale või kes on võtnud aja oma elus, et kuulata, vaadata, mis toimub. Teisel pool planeeti asub väike riik nimega Panama ja siin on meil Kadri Maripuu, kes on selles riigis elanud ja seal huvitavaid asju teinud. Ja siis on siin reisisell Ivo Tšetõrkin, minu Amazonase autor ka muu hulgas. Ja ega minul pikka juttu ei olegi, ma annan üle sõna, et Ivo küsib ja Kadri vastab ja kui tekib publikus küsimusi, siis me teeksime niimoodi, et mina jätan selle mikrofoni endale ja olen siis see mikrofoni, et siis saab anda käega märku ja siis saab küsida niimoodi, et see jõuab paljult Peetrisse. Aitäh ja palun! Aitäh, Kadri, et raamatu kirjutasid. Viimane mu sõbranna, kellega ma siin raamatu esitlus tegin, oli väga solvunud, et üldse sõbrad ei olnud. Väga vähe sõpru oli tulnud raamatu esitlusele. Ja siis ta küsis, et kas ei olegi midagi erilist enam tänapäeval, et keegi raamatu välja annab, et umbes keegi ei tule nagu. Et seda suurem aitäh kõigile ja igaühele teist. Et te olete siia täna tulnud. Minu roll on panna sind särama siin täna ja kõige nõmedam asi, mida üks host saab teha, on hakata endast rääkima, aga sa ütlesid telefonis, et mul on mingi roll selle raamatu juures, et sellepärast kutsusid mind esitlust tegema. Vastab tõele või ma ei küsinud edasi? Jaa, tõesti, kõigepealt tere ka minu poolt ja mul on südamest hea meel näha teid siin. Ja tere ka Ivo ja aitäh, et sa tulid, nii kena sinust. Ja see lugu on huvitav, kuidas sa oled seotud selle raamatuga. Nimelt, ma kirjutasin sulle aastal 2019, kui ma olin veel Panamas ja ütlesin, et tead mis, päris äge oleks tuua mõned eestlased siia, et neil on imeilus majaka pilvemetsas ja ma ei ole ammu eesti keelt rääkinud ja juba tore oleks, kui mõtleks midagi koos välja. Aga tollel hetkel minul ei olnud internetti, sina olid minu teada kuskil eemal ja see ei läinud kohe niimoodi töösse, aga aasta hiljem sa kirjutasid mulle ja küsisid, kuule, kas sa saatesse tahad tulla, siis ma olin juba Eestis ja siis me tegime Reispassi saate. Ja see kirjutas sulle selle peale? 5 aastat hiljem, et kuulas, ma ei teagi millal, aga tundub, et selline 1. jaanuaril või kuidagi uue aasta puhul kuulas siis saadet. Ja siis kirjutas mulle õhtul kell 11. Kuule, kas sa raamatut ei tahaks kirjutada? Ja jah, see on täitsa seotud sinuga see lugu. Väga lahe. Kas, no vot, mul on nüüd selline lugu, aga tõenäoliselt ma jagan seda enamuste meie kuulajatega, et ma ei ole seda raamatut läbi lugenud, aga ilmselt see oli esitlus, see on okei. Aga ma olen selle sirvinud ja alustanud ja lugesin paar esimest ja viimase peatüki, sest et sa ütlesid, et see on nagu väga hingestatud raamat, on ju, eksin või? Nagu sinagi. See on hea küsimus, sellepärast, et kui ma seda kirjutasin, siis mul ei ole seda võrdlusmomenti, et kui hingestatud on, kas ta on 70% või 30%, aga kindlasti selles raamatus on minu lugu hästi tugevalt sees, et selles raamatus on Panama, seal on erinevaid seikluseid, aga seal on ka minu enda selline protsess, arengulugu, kuidas siis on, kui minna teisele poole maakera ja mingis mõttes hästi usaldada lihtsalt seda, mis ümberringi toimub ja seal ka üksi erinevaid asju ette võtta ja tunda siis ka seda vahepeal seda üksindustunnet või üksildustunnet ja teisalt jällegi koduneda ja kohaneda millegi täiesti uuega. Nii et see kindlasti on tugevalt ka minu lugu sees. Hästi paljud raamatud, blogid algavad ja see ei alga nii, spoiler alert. Astudes lennukist maha tundsin esimesena sooja troopika niiskust, mis lõi nagu lapiga vastu nägu. Et sinu raamat algab tegelikult pigem nagu sellise väikse kannatuse real.
kui ma lugesin seda, siis ma nagu tundsin seda, ma olin nagu nii selles magamatuses või selles, ma olin sinuga nii kaasas nagu, issand, küll see reisimine on üks tüütu tegevus, nagu issand, kui raske, mõttetu, vastik nagu onju. Ja siis, mis mu küsimus oli, et Panama on siuke skisofreeniline maa, et ühtepidi ta on nagu hästi eksootiline, sest keegi pole seal käinud. Ja teiseks mingi põhjus, miks seal ei käida, sellepärast, et noh, ma ei tea, Costa Rica, Columbia, eks ole, mõlemal pool. Et teistpidi tas nagu on sellist, otsin sõnu, nagu seda eksootika faktorit vähem. Et tegelikult on väga eksootiline maa, aga miski pärast selle käida. Miks see nii on, mis sa arvad? Või no ma mõtlen just nagu turismisihtpunktina. Ma arvan, et võib-olla Euroopas ei ole nii tuntud turismisihtpunkt, et sul on USA turiste küll, aga kindlasti vähem kui Costa Ricas. Ma arvan lihtsalt, et Costa Rica on naaberriik, ka meie plaanisime tegelikult ju üldse sinna minna, aga sattusime Panamasse selle asemel. Aga ma arvan, et peamine on see, et nende enda fookus ei ole turismil, kuna neil on Panama kanal, neil on tegelikult selline turvavõrk riigis ilusti olemas, neil ei ole vaja ennast reklaamida nii märkimisväärselt turismisihtkohana. Küll aga on loodus seesama, kui on kõrvalriikides ja samas infrat on märksa vähem, et seal on väga palju piirkondi, kus saadki olla üksinda paarikümne kilomeetrisel lumivalgel rannaliival ja kookospalmid ulatuvad maani ja polegi ühtki hotelli, et võib-olla üks väike noortehostel on kuskil, aga jah, selliseid kohti on hästi palju, kus mitte midagi ei ole, aga ümberringi ümbrus on lihtsalt niimoodi, et päriselt ei usu, et sa seal oled, kuna lihtsalt nii ilus on. Kas see Bocas del Toro kaardi peal vähemalt oli, kas sul on raamatus juttu ka sellest? Jaa, üks pealik on Bocase kohta just. Millal sa käisid seal viimati? Ma käisin seal viimati aastal 2019. Okei. No see on üks tükk maad hiljem, kui mina seal just viimati käisin, jah. Kas seal on alles seal see ujuv diskot? Mis see oli see Barco Hundido või uppunud laev oli mingi selline, mingi naljakas baar oli niimoodi, et sa nagu läksid nagu vee peal ja siis laev oli põhjas ja siis öösel mingid purjus tüübid sukeldusid sinna ja siis oli niimoodi, et pool baari nagu eraldus ja siis sõitis vahepeal tegi mingi tiire mere peal, mingi täiesti jabur. Väga põnev. Ma arvan, et kui minna Bocasesse, siis ükskõik, kes sinna läheb, saab täiesti erineva kogemusega, kuna seal on päris palju saari kõigepealt. Aga mina ise, kui ma reisin, siis ma pigem reisin looduses ja seal Bocases ka ma tegelikult olin väiksemate saarte peal, et lihtsalt kogeda seda Kariibi mere troopilist niiskust ja loodust. Seal on need kilpkonnad ka mingil ajal on ju. Mina küll sattusin kilpkonna pesa peale teisel pool, et siis Vaikse ookeani pool, Las Lahase rannas ja see oli hästi huvitav õhtu. Läksime jalutama ja vaatame, kaugel on kajakate pilv, suur, tihe, väga palju kajakaid ja koerad rannas ja läksime lähemale ja korraga näeme väikseid pisikesi pruune tegelasi roomamas siis vee suunas, et oligi selline suur pesakond, kilpkonnasid oli just siis munast välja ronimas, ronisid üle üksteise, neid oli seal paarsada niimoodi, kes lihtsalt püüdsid jõuda sinna mereni ja meie ülesanne siis sellel õhtul oli tegelikult kaitsta neid, et vähemalt see esimene etapp, mis neil on teha, siis et nad jõuaksid sinna vette. Aga jah, kilpkonni kindlasti võib leida lihtsalt kunagi tea, millal see päev on ja kus. Me ei ole seda ette valmistanud sinuga seda, ma mõtlesin, et telefonis natukene rääkisime ja sa ütlesid, et ära rohkem räägi, et parem teeme juba siin koos inimestega seda, et äkki on siuke spontaansem ja kihtim, et siin ikka mingit koidikava teha, aga kas sa tavaliselt on kombeks, et raamatu esitustel autor loeb natukene ette. On sul mõni lõik, mis sul tuleb kohe või tahad natuke mõelda? Me võime proovida nii, et me lihtsalt sina avad raamatu kuskilt. Niimoodi? Ja mul niimoodi ei ole ette valmistatud, nii et no sellisel juhul avasin ta Usaldame saatust 111.
või 110? Usaldame saatust. Elupuu ja peidetud vesi. Eilse õhtu sadu on alles õhus. Niiske aur tõuseb terrassil lausalt ülespoole. Oravad hüppavad mu ümber ja nosivad guajaave, käpakesed vilkalt askeldamas. Tasane surin annab märku, et kusagil läheduses toimetab koolipilt. Tiivad udused virvendamas. Noogutan Luisile joogamatit, püüdes varjata ootamatut elevust. Tema kohalolu seguneb niiske õhu ja kohvi aroomidega, viies fookuse hetkeks ära minu enda kehalt ja hingamiselt. Pärast joogat jääb terrassile veel pehme rahu. Luis läheb kööki, Eva on juba ärganud. Kuulen ühtlast veevoolu, mis näitab, et ta on pesus. Jään terrassile üksi, silmitsen päikeselaike ja tunnen veel kerget soojust kehas. Siis tuleb Luis tagasi, seekord ilma naeratuseta. Ta peatub korraks, justkui kaaluks sõnu, fokusseerib pilgu mulle ja ütleb tasa. Ma arvan, et te tüdrukud sööte natuke liiga palju. Nii. Hästi valitud. Luis ja Eva. Okei, tõmbame siis nagu geneerikumaks, räägime kanalist. Minu asi on seda vestlust juhtida. Läheme siis kanalisse. Kanalisse, jah? Jaa, muidugi. Et see on põhiline asi, millega ja paberid. Panama paberid ja Panama kanal. Ja kübarad. See on Ecuadorist tegelikult. Ja kübarad, mis ei ole Panamast. Kanal. Räägime, mida me soovime kanalist räägida? Räägi ajaloost mulle. Või see, mida sa ütlesid, just see, mis mind huvitab tegelikult eelkõige, mitte see, kui suured laevad sealt läbi suudavad ennast puksida, vaid see, mida nagu kultuuriliselt inimestele kaasa toob, mida see nagu tähendab panameñode jaoks. Ma arvan, et see teema Panama kanaliga on üsna selline mitmekülgne ja võib-olla ma kõigepealt räägin meie enda kogemuse või selle tunde, mis tekkis, kui me sinna sattusime ja siis ma räägin natukene võib-olla sellist ühiskondlikku ja sotsiaalset tausta. Et meie sattusime Panama kanalisse enda 2. või 3. päeval, olles Panamas. Me veel olime täiesti üleväsinud ja magamata ja kohanesime selle troopilise niiskusega. Aga me täpselt ei teadnud, mida oodata, küll meie taksojuht juba natukene tutvustas meile ajalugu, aga sinna sattudes kõigepealt sa lähed läbi selle maja, Miraflores ja jõuad sinna lüüside juurde nagu terrassile. Ja me jõudsime sinna just siis, kui üks laevadest liikus sealt lüüsidest läbi. Ja ta oli tõesti nagu selline nagu linn, see laev, ta oli 4-kandiline nagu selline Rubiku kuubik või et ta lihtsalt oli selline tohutu massiivne 4-kandiline asi, mis liikus sealt läbi, et isegi ei saaks selle kohta öelda laev väga. Aga jah, see on hästi põnev on vaadata, kuidas moodi siis pisikesed autokesed, sellised autode filmi, selle Luigi moodi, pisikesed autokesed tõmbavad seda laeva sealt vaikselt ühest lüüsist teise. Ja tegelikult, miks see kanal seal on ju see, et tegelikult 2 ookeani veetaseme kõrguse vahe on mingi paarkümmend sentimeetrit. Aga vahepeal on kuskil, ma mäletan täpselt kas 20 või 30 meetrit kõrgemal, on siis järv, katoonjärv, kuhu siis need lüüsid aitavad siis tasandada seda 20-30 meetrit. Et sellepärast need on ehitatud ja selle ajaloo mõttes on see huvitav, et seda hakati ehitama 19. sajandi lõpus prantslaste poolt, aga seal nad ei saanud seda kunagi valmis, et seal suri siis malaariasse, kollapalavikku ja millesse veel ligi peab 30 000 inimest seda ehitades ja lõpuks nad loobusid ja siis hakkasid seda uuesti ehitama USA siis kui USA tegi lepingu, aitas Panamal saada iseseisvaks 20. sajandi alguses ja sellega Panama siis andis selle
kanali kasutusõiguse kanali ja ümbritseva piirkonna, selline paarkümmend kilomeetrit USA-ga. Nii et siis see riik nagu lõigati pooleks, et sealt läheb selline nagu lihtsalt tee läbi, et ühel pool on Panama teisel pool, aga seal vahepeal siis tegelikult nagu kohalikult liikuda ei saanud niimoodi loomulikult. Et ja kuigi see Panama kanal lihtsustab siis ligi 2 nädalat merereise, et muidu peaks sõitma ümber lõunatiku, siis tegelikult see haav, mis seal siis on, mõjutas Panama päris tugevalt, et Panama sai siis kanali enda käsutusse alles siin 20. sajandi lõpul ja väga suure sellise sotsiaalse või nagu sotsiaalse surve ja jõupingutustega. Et siin on nagu ühelt poolt võib vaadata, et väga positiivne, et selline asi on olemas ja teiselt poolt on jällegi see, et kujutad ette, et näiteks Eesti oleks lihtsalt pooleks lõigatud kellegi poolt sellel nimel, et me saaksime olla vabad nii-öelda. Et mis see tunne tekib 100 aasta jooksul selle pooleks lõigatud selle koridori osas. Et selline, seal ei ole nagu minu arvates sellist head või halba lahendust, aga positiivne on see, et praegusel hetkel Panamas maks, kohaliku peaaegu midagi otseselt maksma ei pea, maksude mõttes sellepärast, et lihtsalt kanal toob nii hästi sisse, et sellepärast nad ei pea ka ennast niimoodi turismi sihtkohana väga välja reklaamima, et tegelikult riigi kulud on kaetud. Hakkasin praegu mõtlema hästi suur paradoks, et see kanal, mis loob ühenduse 2 ookeani vahel, eks ole, ja samal ajal on Panama ju ainuke koht, kus katkeb Pan-American Highway ehk Põhja- ja Lõuna-Ameerika vahel või Lõuna- ja Kesk-Ameerika vahel puudub maismaatee. Tähendab, on mingi kitserada, kus on mingid narkod ja konnad ja soo, aga et ühtepidi ühendaja ja teistpidi on see ainuke koht, kus puudub tegelikult ühendus 2 mandri vahel. Vist tuli praegu siuke mõte. Aga Panama City, kui palju sa seal oled olnud? Kuidas sulle see meeldib? Ütle ausalt. Ma arvan, et on jällegi selline huvitav koht, et mina olen seal vähe olnud, ma alati eelistan pigem olla looduses, et kui ma olin ka Panamas, siis ma olin peamiselt selline kodubaas oli Boquete, mis on siis vulkaan Peru kõrval, selline igavese kevade linn, kuskil 20 kraadi kogu aeg ja lilleline kaunis koht. Aga Panama City's, see on see koht, kuhu sa lähed siis, kui on vaja lennata. Ja lisaks siis ka Luis, kes oli meie võõrustaja seal, tema pere elas seal, nii et siis tema käis seal sagedasti ja vahetevahel ma läksin kaasa lihtsalt, et aga Panama City kindlasti mind ei kutsunud. Et ta on põnev, seal on niimoodi, et kuidagi troopilised, sellised rohelised saare vahelduvad pilvelõhkujatega, et hästi huvitav linnapilt on. Ja väga erinevad linnaosad niimoodi, et me elasime paari kilomeetri kaugusel vanalinnast, aga selleks, et me jõuaks vanalinna, me pidime läbima täieliku sellise piirkonna, kus ei tohiks tegelikult kõndida. Nii et seal peab olema teadlik, et kuhu sa lähed ja kuidas sa sinna lähed. Et see võib olla väga kaunis ja väga moderne, järgmisel hetkel oled sa getos, kus on pommi, nagu need pommitamise jäljed veel alles. Inimesed istuvad, täiesti selline mitmekülgne, et tasub enne võtada läbi, kuhu sa liigud. Pigem soovitakse liikuda ka erinevate linnadosade vahel, pigem taksoga. See vana lind on nüüd vist korda tehtud või? Ja Casco Viejo, ta on nüüd väga ilus, aga seal ei ole sellist võib-olla Panama kultuurilist tunnet, et ta on pigem selline modernne ja mitte moderne, vaid pigem nagu muuseum. Et astud sinna hästi klanitud ja see kõnnikik on lumivalge ja kuuled enda jalanõude heli kivide pealt vastu kajamas, aga inimesi ei ole seda muusikat ja tantsu ja kõike muud, mis igal pool ümber näeb. See vist juhtuski niimoodi, et siis kui mina seal viimati käisin, oli ta veel korda tegemata. Sa võisid tänaval kukkuda lahtisse kanali kaevu, mis on mingi 6 meetrit sügav
aga samas elasid seal nagu inimesed. Ja siis, kui see mingi panga rahadega kuidagi korda tehti, siis need inimesed anti vist ära sealt midagi, et need majad korda tehti, et siis tehti nagu muuseumiks vist, jah. Ta oli jah, paarkümmend aastat tagasi veel üsna selline üks kõige ohtlikumaid paiku, aga siis ühel hetkel jah, ta tehti korda, aga need augud, mis on tänavatel või see, kui vähe tegelikult jalakäijate peale mõeldakse, et suvalise koha peal sa kõnnid ja on selline sügav kukkumine, seda on ikka igal pool, et nii Panama City's kui Boquetes kui igal pool mujal, et tasub vaadata jalgadest kindlasti. Räägi oma kodukülast natuke sellest Boquetest. Ilmselt enamus raamatust kontsentreerub ka selle ümber. Ja raamatus on kindlasti see koht, võib-olla kust enamus lugusid saavad alguse ja kuhu me ka tagasi jõuame. Ja Boquete, see on ka huvitav, kuna kui me plaanisime minna, me läksime sinna vabatahtlikena, me plaanisime minna kuskile, kus on päike, kus on ookean, kus saab surfama, õppida, aga me jõudsime keskmaale tegelikult. Boquete on mägedes, Kariibi mere ja Vaikse ookeani keskel ja ta on otse siis vulkaan Barú kõrval ja kui ronida vulkaan Barú otsa, siis hommikul on võimalik näha mõlemat ookeani niimoodi kahel pool. Ja selles mõttes võib-olla ta oli hea sissejuhatus, et tõesti see kliima ja ilm, et ta oli selline 20 kraadi ühtlaselt, nagu ma mainisin ka, selline igavese kevade linn kutsutakse. See on kerge olla selle koha pealt nagu kliima mõistes ja väga paljud USA pensionärid lähevad sinna elama, et see Boquete põhiturism on siis pensioniturism. Aga meie elasime siis linnast kuskil, kui otse üles minna niimoodi, siis kõrgusesse oleks selline 200 meetrit kõrgemal, aga ta oli siis selline jalutuskäik, 3 tundi mööda treppe ja pigem sellises kohalikus piirkonnas teisi heledanahalisi ja ojos claros heledamate silmadega inimesi seal ei olnud, nii et see oli omamoodi seiklus iga kord, see kojuminek ja kodust linna minek, sellepärast et meil puudus ka väga palju, enamus ajast puudus elekter, meil ei olnud külmkappi, nii et siis me pidime enda varusid täiendama vähemalt iga 3 päeva tagant, et minema siis alla linna ja kottidega tagasi ülesse. Ja siis treppide peal alati juhtus huvitavaid kohtumisi, et küll oli selline, ma mäletan, üks mu lemmikuid oli, kui ma kõnningi niimoodi trepist, tulin ülevalt trepist alla ja kohalik perekond tuleb vastu ja tuleb ema, isa ja siis 2 last ja kõik tervitavad mind armsalt ja siis tuleb nende vanaema abuela, siis tuleb seal järel ja tuleb, vaatab maha, kõnnib mööda treppi ja siis vaatab mulle otsa ja ta mulle ulatab kuskile võib-olla küünarnukini, vaatab mulle otsa ja siis lööb omale risti ette nagu valge teemon pomiseb. Et selliseid hetki oli hästi palju ikkagi, et kindlasti see paistab silma, kui liikuda ringi natukene heledama nahaga ja kõik autod signaalitavad, mis on väga veider alguses, sest et see ehmatab. Kõnnid ilusalt puude all, ilus loodus on ümberringi ja siis jälle tuleb keegi ja jälle signaalitab ja lükkavad veel aknad alla, vaatavad sulle järgi. Ja just. Vähemalt mitte valge teemal enamasti, aga ja neil oli võib-olla ka ma märkasin nagu raske suhestuda, et kas see on atraktsioon või on see hoopis hirm või on see selline veidrus, mis enda poolt nagu tuli meie suhtes, et see oli selline huvitav kogemus. Aga näiteks ka politseiautod tegid seda, et see oli ka selline, et see automaadid alati õlgade peal ja siis signaalitavad ja hüüavad, et selline põnev. Aga jah, me elasime siis siin mäe otsas ja seal oli ilus maja, klaas, väga palju klaasi, mis oli avatud džunglisse ja siis Luis, meie võõrustaja, tema ehitas siis sinna džunglisse minimaju juurde, et just ka tuleviku suunal turismi mõttes ja alguses läksimegi mina ja mul sõbranna ja vabatahtlikuks ja siis me aitasimegi seal viimistleda seda suurt maja, et aitasime värvida, aitasime, muidugi vahest värvimine oli põnev, kuna need
maja, noh nagu seinad olid kuskil 4 meetri kõrgusel, et siis seal sai korralikult kõõluda ja vahepeal läksime kooliprii sisse, siis me pidime kooliprit taga ajama, sellepärast et ta ei leidnud enam teed välja ja samuti, no selle eest paljud parandustöid selle tõttu, et kohalikud ei ole alati kõige võib-olla kvaliteetsema selliste tehnikatega, et siis ongi, et võib-olla üks külg majast on ära värvitud ja ülejäänud, mis otseselt tee peale ei paista, on värvimata või üks külg riiulist on ära värvitud, aga alt ja ülevalt on värvimata, et siis Luis ka nagu väga hindab vabatahtlikke, kes siis aitavad kvaliteetselt, ilma oskusteta, aga kvaliteetselt tööd teha. Ja. Pikemal viibimisel kusagil võõrsil alati mulle meeldib küsida nagu pahupoole kohta. Okei, need signaalitamised ja asjad, eksootika võib-olla ühel hetkel muutub tüütuks, aga no ühesõnaga tihti on nii, et no mitte alati, aga pikemal viibimisel avastad midagi, et okei, et alguses oli kõik šalala, aga vot see mulle ei meeldi või see on nõme või kas nõme või umbes, et ma pole nii harjunud või mind pole nii kasvatatud või see on nüüd hoopis teistmoodi ja sellega ma küll ei harju. Et kas Panamas on midagi sellist ka, mis hüppab pähe praegu selles valdkonnas? Jaa. Panama ja Costa Rica on enda võib-olla suhtumiselt või kultuuriliselt küllalt erinevad. Panamas on normid palju rangemad, näiteks panamalased ei kanna lühikesi pükse. Ja see ei häiri, sa isegi ei märka seda alguses, aga ühel hetkel nagu kui oled mõnda aega, siis on tunne, et vahepeal tahaks lätuga ringi käia lühikeste pükstega ja no see ei ole aktsepteeritav, et siis ma muidugi neid reegleid vahepeal rikkusin. Turistidele on see ju lubatud ja heleda nahaga inimestele on natuke lubatud. Aga jah, kohalikud on jah, ütleme üsna sellised ranged enda normide poolest ja siis, kui ma sealt ära tulin, just enne seda hakkasid T-särgid minema moodi, et siis oligi, et kui sattusid sellisesse mingisse popimasse klubisse, siis oli juba näha, et need, kes Panama Cityst olid tulnud, neil olid T-särgid seljas. Vau! Riigis, kus keskmine temperatuur aasta läbi on 30 peale. Ei läinud 500 aastatki, et T-särk moodi läheks. Jaa. Räägime raamatust natuke veel. Sellepärast, et ma ei tea, tuli läbi see, mida sa üldse tegid seal Panamas või ei tulnud? Enam-vähem. No sa võid 2 sõnaga öelda. Et mis põhjusel sa sinna üldse läksid? Jah, et seda maja juba mainisid. Värvida oli vaja riiuleid alt poolt, jah? Jah, oli vaja värvida, et see oli peamine põhjus. Aga tegelikult isiklikult lihtsalt ma olin lõpetanud ühe väga suure projekti ja minul endal oli vaja sellel hetkel minna kuskile, kus ma saaks lihtsalt füüsiliselt töötada ja mitte kogu aeg olla pidevas suhtluses paarisaja inimesega ja olla mingisuguses sellises rahulikus kohas ja see oli see, kuidas ma hakkasin seda kohta otsima ja minu sõbranna sellel hetkel, kui minu see projekt läbi samal nädalal mul sõbranna koondati ja me olime enne juba mõelnud, et võiks koos minna kuskile ja nüüd korraga oli see hetk käes, kus oli võimalik minna meil mõlemal ja küsimus oli... Jaa, ei, juba vastasid. Ja tegelikult ma tean, et ma tahtsin sellele nagu mitu külge, et see küsimus oli, et mis me sinna tegema läksime, ja vabatahtlikuks läksime. Ühesõnaga me teadsime, et me tahame minna pikemaks ajaks kui 2 nädalat, lihtsalt selleks, et päriselt välja puhata. Me läksime nii, et me tegelikult tagasilennupileteid ei ostnud, aga me pidime ostma tagasilennupiletid USA-s, sellepärast, et nad muidu ei lasknud meid lihtsalt Panamasse, nii et siis öösel kell 3 kiiresti ostsime suvalised piletid lihtsalt, et meid lubataks Panamasse. Aga läksime vabatahtlikku tööd tegema ja kui keegi tahab minna vabatahtlikku tööd tegema, siis on peamiselt 2 suurt portaali. On WUF, mis tegeleb peamiselt selliste
orgaanilised farmid, põllutöö ja siis on workaway ja workaways on hästi palju erinevaid võimalusi, et tõesti võib minna lapsehoidjaks või joogat õpetama või keraamikat tegema või kakaoube korjama, et põhimõtteliselt mida iganes mõtled välja ja vaatad, et kus maailmas seda pakutakse. Ja kuna me otsustasime, et me tahame pigem sellasi rahulikult, mitte liiga tugevat füüsilist tööd teha, vaid sellasi mõnusas tempos kulgeda, siis meil jäi workaway antud juhul sihikule ja Panama sattus meieni täpselt selle järgi, et pilt oli ilus. Me tegelikult ju plaanisime minna Costa Ricasse, aga siis me hakkasime seal workaway platvormil neid kohti vaatama ja siis tuli meile silme, et vikerkaar, rohelised, kaunid puud ja siis see kirjeldus oli ka midagi sellist, et mingisugune rahulik mägimaja, tule ja ole, tule ja puhka ja see lihtsalt kõnetas nii kõvasti, nii tugevalt meid sellel hetkel ja siis vaatasime, et see on hoopis Panama. Aga tegelikult ma läksin sinna teist korda veel tagasi ja siis ma läksin aitama seda siis ehitama, siis ma läksin üksinda. Ja siis ma läksin aitama ehitada, et nagu turistidele avada, et siis seal ma toetasin selle mugavamaks tegemisega, et kuidas üldse inimesed sinna jõuavad kohale, sest et ta oli mäe otsas või mitte päris otsas, aga siin oli väga raske ligi pääseda, vihmahooajal tee oli kõik ära kadunud sealt ja nii edasi, et siis toetasin lihtsalt seda, et see saaks mugavaks ja samuti siis, et need tekstid ja see kutse oleks olemas selge ja suunitletud siis väljapoole. Ja väljapoole. Troopikafilosoofia kiirkursus. Et vaatame see natuke sissepoole ka. Öeldakse, antropoloogid ütlevad, et me reisime, õpime tundma võõraid kultuure tegelikult selleks, et läbi nende mõtestada rohkem iseennast. Et kuidas on, ja igasugune võõrsil elamine tegelikult ju natukene mõtestab seda, muudab seda inimesena või vähemalt võiks või peaks ja loodetavasti paremaks. Et mida sina oled oma troopikafilosoofia kiirkursusel siis, kuidas see on sind muutnud? Generik küsimus, aga küsin ikka. Jaa, see on hästi huvitav küsimus, sest ma tunnen, et see siiamaani muudab mind veel, et see nimi, selle raamatu nimi Minu Panama, troopikafilosoofia kiirkursus on osaliselt võib-olla siis pigem inspireeritud Louisi olemuse poolt siis, et võib-olla siis paar sõna temast, kes oli meie võõrustaja, et ta on selline panameño, kes on astunud sellisele ühiskonnakorrale vastu natukene ja loonud iseenda elu, et ta on tegelikult Panama City's sündinud, aga siis tundis tugevat kutset loodusesse ja leidis need võimalused ja hakkas ehitama ja ta praegu ta vist ei paku, aga ta pakkus siis ka selliseid väga ägedaid seikluslikke reise, et ta on hästi selline seikluslik ja ütleme niimoodi, et ta ei sobitu sinna Panama kultuuri, sest et ta kannab lühikesi pükse. Et ta on pigem selline vaba hing ja ta iga päev ta eksperimenteerib, et näiteks sellel hetkel, kui meie sinna sattusime, et otsustas, et ta eksperimenteerib päikesega, iga hommik päikesega tõusmist ja siis päikesega magama minemist, siis me saime ka seda eksperimenteerida koos temaga. Kell 6 läheb pimedaks ju. No jah, aga lõpuks, kui sa ärkad ka ikkagi kell 6, siis mingil hetkel ongi, et aga tegelikult me natukegi istusime ja mängisime muusikat ja olime seal terrassi peal ja nautisime veel õhtut ka pimeduses. Aga kuna elektrit ei olnud, siis tegelikult väga pikad need õhtud ei olnud seal. Aga et selles mõttes sealt on siis tulnud võib-olla see inspiratsioon selleks nimeks. Aga teiselt poolt tõesti, sul on ka õigus, et minu enda selline teekond siis on ju ka seal. Ja ma just mõtlesin selle nädala alguses sellele, et kirjutasin artikli, et kuidas kirjutamine teeb õnnelikuks ja siis mõtlesin sellele, et huvitav, kui ma oleks kirjutanud selle raamatu 2 aasta eest, siis ta ilmselt oleks täiesti teine raamat.
et mingis mõttes küpsemine toimub, et mingi asi süttib meis ja siis see küpsemine hakkab peale ja siis see küpsemine ei lõppegi ära tegelikult, et ei ole ju algust ega lõppu, et see, et troopika hetkel ma ei istu troopikas, siis ometigi see mõjutab minu elu. Nii et võib-olla see ongi see filosoofia, et kõik on selline lõputu küpsemine. Väga hea. Äkki võtame küsimusi, aidake mind natukene. Siin on pakkuda mikrofoni. Ma küsin kõigepealt, kui te hoogu võtate, kas ma saan õigesti aru, et tegu on tegelikult varjatud pärliga, nii omavahel öeldes, nad ei ole nõmedalt turistikaks muutunud tänu sellele Panama kanalile ja täitsa mõistlik oleks just sinna reisida. Ilmselt juba noogutate. Teine pool küsimusest on see, et kas sinna on üldiselt odav või kallis lennata, kui sa nüüd võrdled seda Panama Citysse lendamise hinda ja võrdledes Costa Ricasse minekuga, ehk oskad vastata? Kindlasti on tegemist peidetud pärliga. Võib-olla ma lihtsalt korra annaks nagu enda poolt sellise tunnetuse, et me reisisime ka Costa Ricas ja Costa Ricas ma tundsin nagu palju rohkem sellist, et ma ise nagu lõdvestusin just selle tõttu, et kohalik elu oli palju sellisem rahulikum või mitte rahulikum, aga seal ei olnud nii palju nagu selliseid norme. Panamas on sellised ootused ja normid tugevamad, aga loodus on seal palju puudumatum, et näiteks kogu Kariibi mere osa, mis tuleb siis Bocas del Torost Colonini, mis on väga pikk ala, et seal ei ole ühtki teed, et tegelikult on lihtsalt vihmamets ja kõige rohkem asustatud on Vaikse ookeani pool Panamast, aga ka seal, et kõik need, seesama Las Lajas, kus me aitasime väikseid beebikilpkonnasid või Boca Chica, kus kohas ööbisime sellistes putkades, mis oli niimoodi, et tõstad selle ukse nagu laua niimoodi eest ära ja mis poolenisti maja ei olnudki, lihtsalt oli nagu avatud džunglisse. Et see oli kõik tegelikult Vaikse ookeani pool ja põhimõtteliselt see ongi nagu võimalik kogeda, kuigi see on nagu siis, kus on infra olemas. Et selles mõttes ta on kindlasti peidetud pärl. Kulude osas, et reisimise mõttes vahet ei ole. Et mul sõbranna lendas tagasi Costa Ricast, mina lendasin tagasi Panamast. Igal juhul tasub vaadata pakkumisi, et meie puhul oli ka, ma arvan, me lendasime, ma ei mäleta enam täpselt kui palju, aga võib-olla kuskil 600 euroga. Aga selle eest meie reis kestis igavesti, et terve esimene peatükk on siis, või teine peatükk on see reis, mida ka Ivo siin kommenteeris, piinarikas lõputu reis, et kindlasti leiab otsemaid lende ja kallimalt. Copa Airlines on tegelikult Panama lennufirma, Panama City on hästi suur haab, nagu hästi paljude Kesk- ja Lõuna-Ameerika linnadega ühenduses, et selles mõttes on läbi Panama tegelikult väga hea lennata paljudesse kohtadesse ja teise käega ma ju tegelen siin sinu värbamisega tegelikult reisijuhiks, et selles mõttes, et on meil ka see mõte käinud aastaid, et Kadri võiks ju korraldada reisi. Äkki on veel neid, kellele see riik võiks meeldida. Nii et vaatame järgmine aasta, et mis saab. Ma arvan, et me oleme seda planeerinud juba viimased 5 aastat, nii et vaatame, kuhu see jõuab. Kaua kaunikene, et selles mõttes ühel hetkel äkki saab teoks. Äkki ikkagi publikust mõne küsimuse? Ma hõikan ühe asja armsatele poemüüjatele, kes vastutavad selle slideshow eest. Võib-olla saan hakkama nii juba ise oma käega, et ma lihtsalt märkasin vahepeal selle slideshow otsa ja nüüd sain aega tagasi. Pole hullu, öeldakse, et bändide kohta, et kui live ei kanna, siis pannakse vorst selja taha jooksma. Nii, proovime välja kanda. Mina küsiks, et see peatükk, kus oli juttu, et tüdrukute sööte palju. Räägi natukene sellest söögikultuurist seal. Ja aitäh Leila. Söögikultuur, kui minna Panamasse, siis kindlasti saab süüa riisijauba. Riisijauba on igal pool ja igas vormis ja tegelikult maitseb suurepäraselt. Nad oskavad seda teha lihtsalt fantastiliselt. Vahest seal on liha kõrval
vahest seal on jahubanaan, mis on siis plantaan, selline antud juhul siis, kui ta pannakse riisihoa kõrvale, siis ta on tumepruuniks küpsenud ja selline magus, mesine, siis selle riisisekk sisse. Et see on selline, seda saab igalt poolt tänava äärest ja mujalt, aga muidu väga palju on puuvilju, igasuguseid igat värvi, iga maitsega. Kui sa arvad, et mingi puuvili on mingi puuvili, siis võib oletada, et 50% tõenäosusega see ei ole see, sellepärast et see maitse on hoopis midagi muud, kui see värv ütleb. Nii et äärmiselt põnev on eksperimenteerida, katsetada. Seal ei ole selliseid võib-olla mingisuguseid äärmuslikke asju, ma ei leidnud selliseid mingeid putukaid või midagi sellist, et pigem on toodud väga maitsvad, lihtsad ja tõesti tasub julgelt katsetada ka tänaval, et väga hästi tehakse igal pool, vähemalt kohalikku toitu. Panama ceviche on ka väga hea. Oh jaa. Mis on? Toores kala laimi marinaadis. Aga nad panevad natuke mingi õli või mingit sellist asja sinna juurde Panamas, aga hästi põnev. Ja asi, mida süüa 35-kraadises kuumuses turult otse. Toorest kala. See tõesti, seal on, eriti Panama City's leiab selliseid asju ja seal leiab näiteks ka, mis mulle endale väga maitses, on tänaval müüakse toorest mangot, mis on siis sooletud. Ja esimene maitsed proovid ja siis mõtled, et vau, ma ei saa aru, et see on mango ja tõesti ta on toorest, ta on nagu valge pulk, aga üllatavalt huvitavalt maitsev. Pluss on troopikas ju, keha nõuab soola, vaata, et ilmselt sellepärast nad seda nagu krõbistavad seal. Ja küps mango soolaga ei läheks ju mitte. Et ta peabki toores olema, siis seda saab soolaga süüa. Äkki midagi veel? Jah. Minu Hawaii autor. Ma nägin siin ühe pildi peal, olid rannas koerad. Ja mul endal on selline isiklik trauma, et ma käisin aasta tagasi Koas ja seal oli ka, et rannad on koerasid täis ja päeval on nad mõnusad rahulikud pitsud, midagi ei tee ja nii kui piimad läheb, kodust tuleb karja ja ründavad siin. Me põgenisime ookeanisse järgi. Kuidas seal on esiteks koertega rannas, on nad tohtlikud ja üldse võib-olla rääkida ka veel teistest tohtlikest loomadest, kes siin seal valitsevad? Väga hea küsimus. Minul ei olnud ühtki halba kogemust kohalike koertega. Nad on enamasti, neil ei ole nagu omanikke, vähemalt rannakoertel. Poketes küll oli enamus koertel omanikud, aga rannas pigem nad on nagu kogukonna koerad ja väga intelligentsed ja rahulikud. Hästi huvitav oli vaadata igal õhtul, kui päike loojus, siis need koerad läksid randa ja nad istusid üksteisest sellise kuskil 100-meetrise vahega ja vaatasid, kuidas päike loojub. Ja see juhtus järjest iga õhtu, et seal on väga huvitavad rannakoerad. Kui nüüd rääkida teistest loomadest, siis raamatus kindlasti on väga palju lugusid neist. Minu lemmikud kindlasti olid skorpionid. Neid me tõesti nägime igal pool. Ja neid on ka siis nii-öelda pilvemetsas, mis on kõrgemal. Et me leidsime neid majast erinevatest kohtadest. Küll olid nad, ma ei tea, saiavõti peal hommikul, võtsid saia ja siis hakkad kätt parem sahtlisse ja vaatad, või jälle. Või siis, kui sai, üks hommik tegin joogat ja siis olid seda silmad kinni mõnusalt rahulikult üksinda terrassil, tegin silmad lahti ja vaatan, et siin kuskil on üks skorpion. Et nemad olid meie peamised sõbrad seal majas, ämblikku oli nii palju, aga enamasti need ämblikud niimoodi voodisse ei roninud, aga õhtuti me ikkagi transportisime nad nende topsikute seest niimoodi tagasi džunglisse. Järgmine õhtu olid nad jälle kogunenud seinte peale. Et peamiselt seal majas kohtasime selliseid sõpru. Siis olid seal hästi kaunid linnud, et meil on üks peatükk räägib ühe linnu otsimisest tegelikult, mis on siis ketsaal, et ta on imeilus, ma võib-olla siin kuskil ja see on tutiga, ta on nagu sinine ja ta on bordeaux-punane ja ta on roheline, ta on nagu kõik värvid, mis üldse võiks olla, ta on selline särab enda oma sellises, mis on nagu õliline kiht oleks peal, et selline
pärlmutter, no tõsiselt kaunis, et üks pealik on jah, kus me läksime ümber vulkaan Peru, siis saari otsima ja selliseid suuremate loomadega kohtumisi, noh, kilpkonnad, eks ole, on ka pisikesed, et Panamas väga ei olnud. Costa Ricas oli hästi palju, et seal kohtusime ikkagi sageli ka erinevalt, tegelikult okei, nüüd ma juba tuleb meelde, kisaahvid Panamas, nendega me ikka kohtusime väga sageli, et küll ühel pool, Vaikse ookeani pool kui ka Bocas del Toro pool, et nõiraahvid jah, ja tõesti ühel pool, sest seal Boca Chicas nad ronisid mul põhimõtteliselt magamistuppa ja nad on lihtsalt nii julged, aga Bocas del Toro pool, siis ma jalutasin üksi läbi džungli ja siis nad hakkasid kaitsma enda piirkonda niimoodi, et siis kuigi mul oli kinnitatud, et nad on hästi sõbralikud, siis tegelikult oli päris ohtlik olukord seal, et kus ta tuli nagu isanahk tuli nagu üle puude lendas minu suunas ja meri seal, jah, Bocas del Toro pool on hästi palju ka loodust rohkem näha võib-olla, et siis ongi meritähed ja delfiinid ja selline just merelised loomad. Ma ei taha siia vahele räntida, aga mul üks karvapall tahab nagu välja tulla ja ma lasen selle ruttu välja, et ma tahaks sellele koera küsimusele vastata. Et minu meelest Anne Vetik kirjutas isegi koertest raamatu, on ju, Epule või noh, mis Epule, teile. ja vist on nii, et siin on jällegi antropoloog ütleb, et kultuuri küsimus. Vaata, India on nii namaste, me kellelegi liiga ei tee, aga lehma viime linna surema, on ju, las ta seal omaette toimetab. Siis kui on piima ei anna. Ja koeraga vist samamoodi, et ja siis sellepärast nad on seal tigedad öösel, sest keegi neile liiga ei tee. Aga Ladina-Ameerika katoliku kultuur on vist sellise valiku teinud, vähemalt minu kogemus ütleb Ladina-Ameerikas koerakarjasid on igal pool. Looduslik valik, see, kes on kuri, saab machetega. Ja suhteliselt seetõttu on kogu see kari on väga sõbralik, sellepärast et kõik kurjad on ära tapetud. et nad lihtsalt nagu, noh, looduslik valik või noh, selles mõttes oled kuri, saad machetega ja kes järgi jäävad, on kõik head nagu. Ja see loob, et isegi kui neil on 6 omanikku või üldse mitte, siis nagu koerakarja kartma ei pea kunagi kuskil Lõuna-Ameerikas, et isegi kui sa saad aru, et see on metsik koerakari, sa saad aru, et võib-olla neid oli rohkem, aga kõik kurjad on tšoppi saanud, et selles mõttes on ilmselt on see selle budismi ja katoliku kultuuri erinevus siis, ma arvan. See on hästi huvitav teema ja siis ongi, et kas Ladina-Ameerikas see on igal pool ühtemoodi, seda ka ei tea, et machetega inimesi oli igatahes väga palju tänavatel ringi liikumas või metsas või matkaradadel. Seda juhtus palju, et sattusime niimoodi järsku kokku sellise machete mehega. Aga näiteks kui nüüd Ladina-Ameerikast rääkida, siis Costa Ricas on juba 70-ndatest alates ühtki, no seal on ka koerte varjupaigad, kus on nagu see, kus tegelikult ei tapeta ühtegi koera. Et seal on hästi teistsugune suhtumine koertesse ja elusse ja loomadesse. Nii et võib-olla, näiteks ütleks, et seal ma ei saaks küll üldistada, aga Panama kohta ja ma ei oska öelda, need, kellega me kohtusime, olid kõik väga huvitavad ja nunnud. Võtame veel mõne küsimuse, sest et minul said otsa. Nii, jaa. Mul oleks üks küsimuse, et kui siin loomade teemal on juttu, et kuidas nende väiksemate putukatega oli, et kas neid oli palju või kuidas te nagu nende vastu tegite, et mis teil nende putukatega oli? Aitäh, Artur. Ja meil oli kindlasti putukaid palju ja ma ka mainisin neid ämblikke, keda me siis transportisime õhtuti iga õhtu välja, et see oli selline igaõhtune tegevus, et nagu rituaal, et enne magama minekut nad pesed hambad ära, viid ämblikud välja ja siis saad vaikselt lugeda teki alla, lootes, et ükski neist liiga vara siis tagasi ei tule. Aga jah, peamiselt olidki ja siis olid muidugi ka prussakad, aga prussakad olid sellised kuskil sellise 10 sentimeetrise läbimõõduga, et tegelikult ühes esimestes peatükkides on ka prussakatest üks lugu, kus kohas mul sõbranna kotti suutis üks prussakas minna
esimese 15 minutiga, kus me olime kohal ja ta oli jätnud nagu selle imeväikse augu enda nagu kotilukule sisse ja siis jõudsime nüüd oma magamistuppa, esimene õhtu, kõik on veel uus ja siis mu sõbranna teeb kotilukku lahti ja siis see hiidprussakas lendab sealt välja, mu sõbranna nagu karjub ja mina ei saa aru, mis toimub ja siis näen tormamas seda üle toa. Prussakaid me kätte ei saanud, sellepärast nad lihtsalt olid nii kiired. Aga kohtas neid küll. Sääski väga ei olnud nendes piirkondades, kus ma käisin vähemalt, nii et selle koha pealt oli ka muret. See on alati hea küsimus tegelikult, et ükskõik troopikas alati, inimesed alati küsivad, aga seal on need putukad, eks ole. Need, kes kirjutavad raamatuid lääne kultuuris ja teevad filme troopikast, nad ei ole Eestis käinud Eesti suves nagu. Nad ei ole suvel Eestis käinud, et üldiselt on troopikaga nii, et Eesti suvi on hullem. Et alati hea ära mainida. Ja, et Luis, meie võõrustaja on ka mitmel korral käinud Eestis. Võib-olla ma räägin ühe loo sellest ka, kus kohas ta esimest korda jõudis Eestisse augustis. Siis kui mina olin vanamas ja siis kõndisin mangopuude all ja leidsin mangosid ja siis kogusin neid ja sõin ja ma olin vaimustuses, et kõik tee ääred on kollased ja keegi ei söö neid ja kuidas üldse võimalik on. Siis tema esimest korda jõudis Eestis ja siis oli just õunad hakkasid valmis saama ja siis ta oli lihtsalt Kadri, kuule, palun tee mulle, must pilti siin selle õunaga, siin selle õuna pool. Ma saadan oma tütrele, see on ikka päriselt ka puu otsast, ma saan selle õuna võtta ja ennast elamuses ja tegelikult ka, sääskedega ka ta oli väga üllatunud, et neil ikka neid nii palju on, et tõesti võttis aega ja kohanemist temal, et Eestis hakkama saada. Jah, tagareast kõigepealt ja siis ettepoole. Mul on lausa 2 küsimust tegelikult. See elukeskkonna vahetus ja kõik see rütm on ju hästi kontrastne. Eesti elus on suur projekt ja siis sa lähed täiesti teise kliimasse, kohta elustiil. Mida sa sealt enda praegusesse ellu oled kõige rohkem integreerinud ja teine, mida sa kõige rohkem igatsed sellest perioodist? Ma alustan sellest, mida ma igatsen, kuna sellele ma sain väga palju mõelda, kui ma kirjutasin. Sest et kui ma kirjutan ja siis ma nagu sõidan sinna natukene ja siis ma olen korraga tagasi ja need hetked tulevad kindlasti või need väiksed elemendid, mida ma igatsen, tulid hästi tugevalt läbi tegelikult. Et võib-olla see, mis ma igatsen kõige rohkem, ongi selline nagu rahu ja see on suhtumine ka võib-olla natuke teistmoodi, et eestlased on pigem planeerijad, varujad, vaatavad tulevikku, mis on hästi praktiline ja vajalik loomulikult. Me oleme sellisest piirkonnast, kus kohas tuleb talv, alati tuleb talv ja me peamegi varuma, kui me ei varu, siis need ei jää ellu. Aga seal ei ole seda, et seal on nagu selline kergus selle suhtumise mõttes, et üks päev korraga ja keegi ei muretse, et ta ei jää ellu, et süüa ikkagi on, vaesus on küll, aga see ei tähenda, et see on eluohtlik vaesus. Et kui muidugi rääkida, eks ole, haiglateenustest ja seal muidugi võib olla keeruline ligi pääseda, aga just toidu mõttes alati on midagi. Nii et selline võib-olla see lihtsus ja rahu ja see on see kindlasti, millest ma tunnen puudust ja see ka, et tõesti, et ei pea mõtlema ette, et lihtsalt saab rahulikult olla üks päev korraga. Ja õhtuse muusika mängimised terrassi peal, ritsikate sirinas, kindlasti midagi sellist, mida ma igatsen. Mida ma olen integreerinud? Ma arvan, et üks hästi huvitav asi, mis minul seal juhtus, oli see, et kui ma astusin sinna Panamasse nüüd, siis ma vaatasin enda ümber ja kõik oli ilus ja roheline, nagu selline roheline sein. Ja mul võttis aega paar kuud, et ma hakkaksin tegelikult eristama neid erinevaid taimi, et kuidas nad seal on ja mingis mõttes nagu kuidagi märkama neid päriselt või andma neile nii-öelda nagu märkama, kes kuidas kasvab ja kellega koos ja mismoodi. Ja mingis mõttes ma olen toonud selle endaga kaasa ka Eestisse,
et näha seda eripära just nimelt, et nagu võtta see aeg, et päriselt näha ka inimestes seda, nende erilisust, kes kasvab mis pidi ja nii edasi, et ma arvan, et seal ma sain väga palju sellist asjade peale mõelda, et just nagu kuidagi selline kohtumine, päriselt millegi nägemine, et kui sa oled üksinda, siis sul on võimalus võib-olla rohkem kogeda sellist asja. Ja aitäh selle küsimuse eest, ma ei ole varem selle peale mõelnud. Siin oli ka küsimus. Mul on niisugune ühiskondlik küsimus, et seal on need päris kohalikud, siis on seal need hispaanlaste ja prantslaste järeltulijad, turistid või kellest on võib-olla saanud elanikud, et kas seal on nagu mingi segunemine ka või need on kõik pigem nagu iga grupp on nagu omaette? Pigem võiks öelda, et iga grupp on omaette, et see oli üks suurimaid erinevusi ka, mis ma märkasin Panama ja Costa Rica vahele, et Costa Rica on kuidagi üldiselt integreeritud, kohalikud on ka pigem võiks öelda heal elujärjel, aga Panamas on nagu see, kus ühiskonnagrupis sa oled, on defineeritud juba selle poolt, et milline on su nahavärv ja noh, seal ongi peamised grupid on siis, eks ole, need hispaanlaste järeltulijad ja põlisrahvad, no ja siis loomulikult on ka need väga palju USA siis selliseid noh, siis see pensioniturism nii-öelda. Et ja siis tegelikult tuleb veel eraldi Panama City elanikud, kes siis on nii-öelda need popid ja modernsed, siis on selline nagu latino ühiskond, kes on üldiselt heal elujärjel ja siis on jah põlisrahvad, kes tegelikult ei ole segunenud, aga kellel ongi sellised lihttööd, kes käivad sellises, noh, mis ta on siis avalikus koolis või üldhariduskoolis, et mitte erakoolis, sest et kõik latiinod püüavad oma lapsed siiski erakoolidesse saada ja kes siis lapsed tulevad kuskil 12-aastaselt juba koolist ära ja asutavad oma pere ja siis see ongi selline nagu lõputu ring, pigem vaesuses. Ja siis vahepeal nad kolivad reservaati, et reservaat on ka mõnes piirkonnas alles ja siis nende hooajatöötajad tulevad siis küladesse ja linnadesse, aga jah, seal on hästi tugev kihistumine. Ma ütlen ka see armas nukitsamees, tüdruk, kes on kaanel, see on ka põlisrahva esindaja, eks ole. Väga ilus kaanepilt on. Kes selle pildi tegi? Ma ei näinud, see ei olnud kirjas. See on minu tehtud pilt ja see on meie naabri tüdrukust Luulust. Ja meie selle samal krundil, siis Luisi krundil oli siis mitu maja ja ühes nendest majadest elas siis põlisrahvaste perekond, kelle isa siis aitas hoida seal krunti, hooldada, muru niita ja nii edasi. Ja isal oli siis 5 last. Ja selle mehe siis, tema naine oli maha jätnud, nii et siis isa üksinda kasvatas oma 5 last ja tema on siis üks neist lastest ja nendega oli ka, nad olid hästi elevil meist, et me olime nagu barbid neile, et heledad juuksed, neile meeldis teha patse meile juustesse, eriti me üksteisest aru ei saanud sõnade mõttes, sellepärast et nemad rääkisid sellist ulisevat panameñot ja meie mina olin õppinud küll hispaania keelt, aga see on väga kaugel sellest, mis koha peal räägitakse. Ja siis me mängisime koos, pigem niimoodi õppisime teineteist tundma läbi joonistamise ja piltide ja lõpuks ikkagi saime üksteisest aru. Aga seal oli ka hästi tugevalt näha seda kihistumist, et kui lapsed olid alla 10-aastased, siis nad lõid seda ühendust ja kontakti, vaatasid silma. Ja kui oli juba üle 10 aasta, siis nad pigem vältisid silmkontakti ja oli näha nagu sellist nagu kuidagi selline häbitunne või selline ühiskondlik häbi oli juba nendega, sest et nad tundsid, et ei ole nagu väärilised ja kuidagi suhtlema. Ja see oli hästi kurb näha tegelikult. Et Luulu ka, et selle pildil ta on kuskil 9-aastane. Põlisrahva probleeme on vale sõna, aga see on tegelikult kurb. Et sellist sest põlisrahva uhkust, ühtepidi on see uhkus ja teistpidi see on läbi terve läbi terve Ladina-Ameerika, tegelikult terve Ameerika. Et põlisrahvas on marginaliseeritud ja see on tegelikult jah,
on kurb. Hästi suur teema. Meil oli küsimus Edu selja taga. Usu kohta ma küsiks, et milline usk on kohalikel, kas see neile jõudu ei anna? Ja peamiselt on kohalikud elanikud katoliiklased ja see usk on hästi tugevalt kultuuri osa, et ongi, et kui see vanaema minuga ka kohtus, siis esimesena ta lõi ikkagi risti ette. Aga enamuses Ladina-Ameerikas on tegelikult usk hästi tugevalt kuidagi põimitud eluga ja ka tegelikult selliste kohalike traditsioonidega, See oma võlu ja valu, et selles mõttes kõik on head katoliiklased. Mis see tähendab? Meil on siin see protestantism on ju, mis ütleb, et teed elus sikku, siis viimasel päeval annad aru selle eest. Katoliiklastel on hea lihtne. Lähed pühapäeval pihile, tunnistad ülesse, loed oma issa meied ära seal 20 tükki või roosikrantsiga ja esmaspäeval alustad uuelt lehelt, et saad kõik kohe andeks. Ja see toob kaasa ühiskonnas tegelikult sellist valetamine ja varastamine ei ole nagu suur patt, sest et iga pühapäev võib jälle kõik andeks saada ja uuelt lehelt alustada. Minu kogemus vähemalt ütleb, et see ka üks asi, mida ma olen nagu Ladina-Ameerikas mingi üks aspekt, mis mulle ei meeldi tegelikult, et millega ma ei harju, et pole nii kasvatatud. Aga jah, eks seal on ka ilmselt seda sünkretismi, et mingi põlisusund on segunenud selle katoliku. Ja, et eks ta on kõik ära miksitud ja võib-olla Kariibi pool näeb veel seda rohkem, kus kohas on ka hästi ilusad majad, kõik on iga lipp on ise värvi, sinine, kollane, punane, tohutult palju sellist värviküllust ja siis on ka, et iga elumaja peal on siis kirjas, Jeesus hoiab meid või mida iganes, aga ta on selline nagu mingis mõttes nagu popkultuuri osa on usk seal, ja põlisrahvaste hulgas on muidugi hästi palju selliseid erinevaid lugusid, mis siis põimuvad ja mis jõuavad ka selle nii-öelda latino kihini, et selliseid salapäraseid lugusid, et kes seal metsas elavad ja nii edasi, et selliseid õuduslugusid on ka väga palju, mis tegelikult siis võib-olla mõnes asjas on teradult sees ja kes teab. Unajaala lipp on haakristiga ju ametlik, et see on nüüd üks selline autonoomne saarestik siis Kariibi mere pool. Ta on vist ütlesid 300, mingi müüt on, et neid on 365 saart, et see on, ma ei tea, kas see tõesti tõele vastab või mitte, aga see on nagu ka mõned piirkond, et tõesti elavad oma elu ja tõesti on siuke matriarhaalne ühiskond, et naised käivad uhketes seelikutes ja neile kuulub maa, mehed käivad lihtsalt trussikutes ja nendel ei ole sõnaõigust, et selles mõttes on hästi äge. Ja võib-olla kui neil oleks sõnaõigust, siis oleks ammu hotellidele maha müüdud see maa, aga kuna naiste käes on võim, siis ei ole. Tõesti mitmekihiline Darjeni džungel, seesama, kus Panamericana tee siis katkeb ja Panama City kõik pilvelõhkujad on ju ja siis 2 tunniga olla täielikus põlismetsas, kus inimesed räägivad oma keelt ja käivad teistmoodi riides, et võtame veel mõne küsimuse. Edastan siin küsimuse, et mis sul selle Panameres kõige vähem meeldis? Väga hea küsimus. Ma arvan, et kõige vähem mulle meeldis seesama punkt, mida tegelikult ka Liina puudutas just nimelt see klassiühiskonda. See eriti just põlisrahvaste suhtes, et see on tegelikult väga selline nagu kurbust tekitav, et sa näed seda, aga otseselt midagi teha ei saa. Et selline nagu abitu tunne tekib olles sellises ühiskonnas ja kui sa kogu aeg ümber, siis sa tunned seda nagu veel enam. Ja võib-olla üks asi veel on prügi, et tõesti seda prügi oli igal pool ja see oli hästi huvitav tegelikult sellepärast, et enne seda, kui ma läksin Panamasse, siis see projekt, mille ma lõpetasin, oli tegelikult maailmakoristuse prügikaardistus, mis nii-öelda üle maailmselt ja siis ma jõudsin Panamasse ja
ja läksin Kariibi mere äärde ühele festivalile, mis oli mitte kuskil, ta oli selline, sõitsime 7 tundi liivateedel täiesti suvalises suunas, mitte kuskile. Et seal ei olnud mitte mingisugust infrat, mitte mingid, seal ei olnud isegi enam peaaegu et külasid. Ja siis ma mäletan, et me tulime sealt bussist maha ja vaatan, et mis seal bussipeatuses siis on. On prügikast, mille peal on Teeme ära logo. See oli selline äge nagu kohtumine täiesti suvalise koha peal. Et ilmselt need teemad on seal üha rohkem pakuvad kõneainet. Ma kujutan, et ma ei tea, mis praegusel hetkel see seis seal on prügiga, aga ma tean, et tollel hetkel juba see liikumine algas, et natukene rohkem panna tähele, sest muidu on see prügiküllus on seal lihtsalt nagu nii rikkalik, et inimesed ei näe enam seda tegelikult, et igal pool on nagu see praht maas. Sa ütlesid huvitavalt mulle eravestluses, et need loodusrahvad on ju harjunud kasutama looduslikku kõiki objekte ja nende jaoks on lihtsalt see nii tavaline, et nad viskavad selle üle õla minema ja ongi kõik, eks ole. Ja nad ei oska tegelikult harjuda sellega, et nad kasutaksid plastpakendeid ja ma arvan, et see teema on tegelikult igal pool, et vahet ei ole, kas me räägime Aasiast või Ladina-Ameerikast, et just eriti oli see prügiteema põlisrahvaste puhul aktuaalne, et meil enda naabrid ka samamoodi, et see nende majade ümbrus on nagu tihedalt plastpakendeid täis, tänu sellele, et ongi võib-olla see harjumuspärane elu on see, et sa sööd banaani ära, viskad koore üle õla, aga nüüd meil on need pakendid, asjad ja käitumine on sama ja lihtsalt see teadlikkus ei ole seal, et see ei lagune iseenesest ära. Seal on see pool ka, et prügikäitlus maksab. Et vist on seesama, kes see Teeme ära, mis see põhimees on, 75% maailma elanikest ei oma ligipääsu jäätmekäitlusele. Et siis on nagu alati nagu see, et kui teda õpetada, siis peaks ka looma süsteemi või mingisuguse, et kuule, Ma toon sisse korraks raamatu Minu Indoneesia, sest hästi huvitav selgus, et sellel ajal, kui Kadri oli siis see Teeme ära maailm prügikaardistaja. Berit tegi seal, jah? Ja Berit oli Indoneesias ja see on Minu Indoneesiast loetav, kuidas ta kohalikke veenab, et ausõna plast ei komposteeru ära, et hoopiski banaan komposteerub ja nad ei uskunud. Ja muud sellised huvitavad juhtumid ja kuidas Berit üritas siis Indoneesiat prügist vabastada. Ja see oli huvitav olukord sellepärast, et ma just lugesin ka Minu Indoneesia läbi ja kui mina siis siin Eestis juhtisin prügikaardistuse tiimi, siis Berit Indoneesiast püüdis kaardistada, aga seal mulle meeldis see lause, et aga mida sa kaardistad, kui sa pead hoopis kaardistama neid kohti, kus ei ole prügi. Et lihtsalt, kui sul on kõik kaetud, siis mida sa kaardistad. Ja mulle meeldis see, kuidas moodi tekkis nagu dialoog 7 aastat hiljem läbi selle raamatu, et tõesti huvitav selline kokkusattumus. Mõni küsimus veel publiku seast. Viimane või eelviimane. Siis siuke mõte lihtsalt. Et need bussid, üks pilt oli ka vist, need on omaette kunstiteosed seal pagamas, nagu see ei ole igal pool Lõuna-Ameerikas nii, et koolibussid saavad mitte 2. või 3., vaid 7. ja 8. elu seal ja... Kas need on kõik USA koolibussid seal, jah? Just, aga nad lüüakse seal lille ja tuunitakse ära ja pinditakse. Lihtsalt selline mõte, et ma ei tea, minul on küll elus olnud niimoodi mitu korda, et sa nagu buss tuleb ja jooksed sinna peale, aga saad aru, et sa ei jõua. Siis ta läheb ära ja siis sa teed nagu, väga ei tahtnud minna sinna peale. Et Panamas ükski buss ei tule õigel ajal, aga sellist olukorda ei teki mitte kunagi, et sa ei jõua bussile. Proua tuleb nurga tagant seal tuta, ikka ootame ära nagu.
et see on ka üks asi, mis võib-olla sellesse suhestub, mis sa ütlesid, et mida me sealt õpime või kuidas see hetkes olemine on või kuidas see homsele mitte, et selle, mida võiks õppida sealt, on see, et võtame see pulga natuke tagumikust välja nagu selles mõttes, et nagu easy nagu, ja võib-olla me ei saa seda teha, siin on nii külm, et tuleb kogu aeg liikuda, muidu lihtsalt külmavad sõrmed ära, kui sa nagu jääd liialt palju sedasi unema. Aga tõsi, need bussid Diablo Rojos, mis on siis USA-s nad olid kollased, Panamas nad on igat värvi, seal on lihtsalt kõik, mis on nagu see nagu kunstiteos, isiklik kunstiteos igal bussijuhil, et see eneseväljendus, mis seal on fantastiline. Ja tõesti, kui sa astud sisse, sa astud nagu läbi punase sametkaardina ja seal mängivad selle bussijuhi lemmikrütmid nii kõvasti, kui ta vähegi suudab panna niimoodi, kogu see buss rapub selles rütmis ja siis sa istud seal ja ta on nagu, ta võtab sind vastu, et see on tõesti selline tunne, nagu sa astuksite koju sisse. Ja meeletu kiirendus. Neil on nagu tippkiirus on mingi 70, aga sinna ta jõuab mingi vormel 1 tempoga, sest neil on need käiguülekanded nii, et ta nagu nöiratab ära lihtsalt, pead alati vaatama, et alla ei jääks. Ja täitsa okei on see, et sa jääd keset teed seisma, kui sa näed oma sõpra bussijuhti ja siis on nagu 2 bussi seisavad, räägivad seal aknast juttu, noh siis võib-olla mõned inimesed tulevad peale, mõned lähevad veel ära seal vahepeal, et see on selline nagu loomulik kuidagi elu osa, et kellelgi ei ole muret, et nagu kuhugi peaks nüüd kiirustama, et vestlus on vaja ära pidada. Vestlus on vaja ära pidada, kui pikad meil tavaliselt need esitlused on? Ma ei tea, mul on kadunud ajataju teiega vanamas stiilis. Minul pole kiiret. Asta Mariana, räägi homseni kas või? Äkki on mõni küsimus veel publikus, enne kui me ära lõpetame? Vaata, ma ühe asja küsiksin tegelikult, et vaata, kui me nüüd siis selle peidetud pärlis lendame ja mõtleme, et läheks džunglimatkale. Kas on ohtlik või on ohutu seal niimoodi siis üksi kõndima hakata? Näed, praegu just näitab ühte pilti ka, kus niimoodi lahtiste jalgade ja lahtise seljaga jalutad džunglilaadses olukorras. See konkreetne pilt ei olnud matk. Et see konkreetne pilt oli Boca Chica saarelt, kus kohas olid küll kisaafid ja oli džungel, aga ei olnud sellist, kuidas öelda, lõputut džunglit. Et kindlasti Panamasse minnes, džunglisse minnes, tasub minna kellegagi koos, sellepärast, et seal on väga palju inimesi ära eksinud, nagu ma ütlesin, siis terve see Kariibipoolne ala on lõputu džungel, nii et inimesed võivad sinna minna ja jäädagi kõndima, et need teed ei ole piisavalt hästi tähistatud ja on mõned matkarajad, mis on väga hästi tähistatud, kus me ka läksime siis mu sõbrannaga kahekesi, sest et ühel puhul oli tõesti nagu, selle nimi oli Pipeline Trail, mis ongi nagu põhiliselt toru on kogu matkatee kõrval sul, matk on imeilus, aga sul on kogu aeg toru, nii et selles mõttes sa ei tead, et sa jõuad sealt alati välja. Aga jah, võib-olla kõige suurem nagu oht ongi see, et sa eksid ära ja seal on siiski palju inimesi ka tänu sellele hukkunud, et kas siis tekib mingisugune veepuudus või satuvad kellegi vale loomaga kokku, aga muidu ütleme just, kui minna nagu Pukete kanti ja siis võtta üks sellistest lihtsamatest matkadest, siis see on ikkagi küllalt ohutu. Jalanõud võiks olla kinnised, mitte plätud, sellepärast et enamus madusid on nii väikse haardega, et nad saavad võtta su varbast kinni, aga nad ei saa võtta su jalast kinni. Nii et kui on kinnine jalanõu ja sa ei haara kuskilt niimoodi kinni, vaatad, kus sa võtad kinni, ütleme, siis see on ikkagi üsnagi turvaline. 70% rünnakuid on Pahklu piirkonda, kui see on kanitud, siis on kõik hästi. Selle mõttega. Kuidas ütles Toore Heierdal, et palavus võtab inimeselt ära mittevajaliku energia. Võib-olla see on ka, mis on nende inimeste selline troopikafilosoofia mõte siia lõppu. Aitäh teile kõigile ja igaühele teist siia täna tulemast. Aitäh Kadri selle raamatu kirjutamast, aitäh Epp seda kirjastamast.
aitäh sulle tulemast siia küsitlema, aitäh sulle, et sa ikka Kadri Lauku pähe räägid, et ta hakkaks meid Panamasse viima reisijuhina. Loodan ka tulla. Nii et ühesõnaga, aitäh! Ja Kadri on siin ja teie raamatutesse kirjutab allkirju. Suur tänu!